minu sõbranna Kristi tegi Ülemiste keskuses hullult ägeda poe. See on Love Organic Lifestyle pood, kus müüakse ainult mahedaid ökoriideid. Kaunis Kristi on nüüd siin. Kristi räägi, mis asi on maherõivas? Maherõivas on selline rõivas, kus ei ole kasutatud keemiat ja see peaks algama juba täiesti algusest peale. Tavapuuvila kasutatakse keemiaga, et tavapuuvil võtab kuskil kolmandiku maailma pestitsiididest. See tähendab seda, et juba see algne taim on keemiaga kasutatud. Järgmine etapp on see, kuidas see rõivas on töödeldud, et ta on selle keemiaga töödeldud, värvitud. Maherõivas ei ole seda keemiat kasutatud. See ongi selline kõige lihtsam vastus. Kui me käime näiteks tavapoodides, sellistes klassikalistes, ma ei hakka nimesid tooma, siis müüjad ju kasutavad kindaid, eks ju, seal on mingid kemikaalid, et need riidid ei läheks hallitama, et niiskus ei läheks sisse, et nad püsiksid sirget, ei peaks uuesti triikima, et kui sa need riided sealt välja võtad, siis vist tuleb päris mõnus pahvakas vastu. Et ongi, et selles mõttes näiteks sa mainisid triikimist, et nii-öelda nagu maherõivaste propageerijad ütlevad, et kui sa näed, et su rõival on nii-öelda see et ta ei kortsu, et non-wrinkle, see tähendab seda, et nii-öelda võta ta ruttu, pane mask ette või ruttu kuskile ohtlikesse jäätmetesse, et ta on töödeldud nii tugevate kemikaalidega, et see on täiesti tervist kahjustav. Kristi nagu olemuselt ongi täpselt selline päikseline kogu aeg hästi rõõmus ja naeratav, et see sobib sulle nii hästi. Kuidas sa jõudsid sinnamaani, et võiks nagu olla maheriided, ökoriided, sa ju väga panustadki teile toidu poole pealt, eks ju? No sellele küsimuse oskab kõige paremini sina vastata, sest et sina oled täpselt samasugune päikeseline ja rõõmus ja särav ja tegelikult sa ju tead, et kõik algab tegelikult kõigepealt toidust. Et minu puhul algaski ka see toidust, et enamus on põhiliselt puuvilju, juurvilju ja see on ju see kõige ehedam ja kõige algelisem ja kõige parem vitamiinipomm, aga seda juttu ei pea mitte mina rääkima, vaid pead sina rääkima. Sa mäletad oma esimest mingit ökoriiendust või? No selles mõttes, kus see alguses sai, see oligi see, et me olime Portugalis puhkamas ja seal oli mitte kõige külmem ja siis mul olid kõik ilusad sellised naftast polyester kleidid kaasas ja mul ei olnud kõige parem olla. Ja siis minu imeline mees ütles, et miks sa teed seda, et miks sa kannad seda naftat enda keha, et sul on hea maitse, et kas siis hakka mahematerjalidest ise disaini või hakka sellega tegelema. Ja see on selle higistamisega on need spordiliided on ju. Väga oluline teema. Kui sa oled sportlane ja siis sa lähed higistad enda riietega, mis siis saab? Kristi räägib. Nii, mis saab? Et siis ju mõtled, et sa teed endale head ja siis see sportriie on ka naftast tehtud, et me kanname oma keha peal naftat ja siis ta on veel keemiaga töödeldud, et saab seda värvi ja kõike seda stretchi ja seda kõike, mis seal vaja on. Ja siis kui me higistame, siis see keemia veel eriti hästi hakkab selle kõrvaldatud kuumusega meie kehast niimoodi tulema. Koorid on lahti ja kõik voolab sisse, nii mõnus. Ja tegelikult selles mõttes on jäljaks, aga on täiesti uuringud tehtud, et kui sportlased kannavad maherõivaid, siis need sporditulemused paranevad. Ma pean ütlema, et see, mis nagu siin praegu Kristil seljas on, see on maheriie. Vaata, kui elegantne ja kaunis Kristi välja näeb praegu. Ma pidin ütlema. Rõivatööstus on kullakaevandusjärgi teisel kohal maailmas, kes kasutab lapstööjõudu või orjatööjõudu. Et selles mõttes, et imeline oleks ju, kui see rõivas oleks algusest peale juba nagu armastuse rõõmuga tehtud, mitte läbi valu ja pisarate. Mis materjalist see on? See on mahepuuvillast ja see tähendabki seda, et juba see puuvill on ilma keemiata kasvatatud, pluss siis need värvid on kasutatud veebaasil värvid. See on bambus, need on nüüd on nii-öelda emmedele on keik ja on ka lastele. Et kui inimesed seda bambust katsuvad, ta on niisugune nagu õrn. Jaa, ta on nagu õrn siin. Oota, mis seal sees oli? Seal on mahepuuvid. Ja see on bambuse ja mahepuuvillasi. Okei, ta on selline hästi siid ja see õrn. Ja bambusel on hästi palju positiivseid omadusi. Esiteks ta ei kortsu. Spordiriietes kasutatakse mahemaailmas hästi palju bambust. Sellepärast, et ta hingab, pluss ta nii-öelda seda higi laseb läbi, et vaata polvestel ju seda ei hinga ja siis hakkad higistama. Et bambusel on hästi palju positiivseid omadusi. Siin on meil ka kanep. Kanep on ja kanep. Väga hea värvivalik kanepi jaoks. Keep buying shit you don't need. Ei no, of course, aga see tähendabki seda, et oluliselt on teadlikud valikud.
ja tegelikult see on Inglismaa kõige eetilisemaks meestemoe brändiks tituleeritud bränd ja ta teebki selliseid, esiteks materjal on kanep või mahepuuvill ja ta teebki nende teadlike sõnumitega särki, et see tundub esmapilgul, et miks meil siin poesti selline justkui rumala sõnumiga särk on, aga tegelikult selle taga on väga tõsine sõnum, et tegelikult meil on halb tuju, meil on igav, mis iganes põhjusel me ostame endale aina uusi asju juurde ja siis me ütleme, et meil on kapid asju täis, et tegelikult ma usun, et hästi tore oleks, kui me jõuaksime sinna, et me suhtuksime ka nii-öelda ostlemisse või shoppimisse teadlikult, et me ikkagi ostaks neid asju, mida meil tõesti vaja on ja kui meil halb tuju on, siis me mõtleme, miks meil see halb tuju on ja võib-olla tegelema sellega pigem. ei saa seda tühimikku täita asjadega, of course, ei no nii on. aga vot seda ma katsusin ja see on niisugune, ta on nagu tugev materjal, kusjuures ta nagu venib veitsa ka, aga tundub, et hoiab vormi ilusti, et ma mäletan seda sellest moeshow'st ka, et see oli kihvt. tegelikult pesu ongi kõige tähtsam. miks? sellepärast, et seda me kanname kõige lähedamale endale kehale ja tavase polüesterpesu tekitab rinnavähki, samamoodi meestel rastetus, libido, et selles mõttes kõige mõjutab kõike seda, eks ju. Ja miks ta mõjutab, et miks miks on naistel lävinud kõige rohkem rinnavähk, miks mitte nagu ma ei tea, põlvevähk, et see raskude on nagu käsk, mis võtab kõik selle keemia endasse nii hästi sisse ja ütleme, nendes piirkondades on ikkagi natuke nagu kõrgendatud puudus, mis tähendab seda, et jälle see keemia hakkab eriti hästi imenduma, et seetõttu see pesu nii-öelda väljavahetamine, kui keegi tahab nüüd nagu alustada, oleks nagu kõige toredam ja kõige targem, et meestele ka nagu, mis mulle hästi meeldib, et paljud mõtlevad hea küll öko, aga et need on tõenäoliselt mingisugused kottpluusid ja hirmus koledad asjad. väga mõnus, tihe materjal on samas õhukene. Ja see on bambuses, et tegelikult väga paljud meelest lasensiidina. Seda peputas küll sülitada. kuna ökoriided tihtipeale peetakse sellisteks lodevateks mingiteks dressipüksteks, siis Kristi on hea näide, et see pole üldse tõsi. Näitan meile siis oma kaunit leida. Ja et selles mõttes, mis mõtte nagu meie kohe alguses pähe võtsime, on see, et me tahame, kuna Eesti naised on hästi kaunid, siis me tahame võtta ainult ilusaid asju. Et näiteks see on üks USA's väga tuntud disainer Deborah Dinklist, kes riietabki Rihannasid, Sharon Stone, et selles suhtes nagu arusaadav, et naised ei taha koledaid kottpluuse panna ja sellepärast me tahamegi, et meil oleks palju ilusaid kleite, et need ilusad naised jääksid sama ilusaks. See on ju nii äge, kujutad, et sul on siit selg on kõik paljas, vaata, siis ta on selline suhteliselt mini, eks, just sul oli siin moeshow'l ka, Kristil oli see seljas, vaata, siis hullult äge. See on bambus. Mulle väga meeldib see värvivalik, see on nagu nii särav suvine feit lihtsalt, puudist. Okay. No tundub, et see päästab sellega. Ma proovin igasuguseid kleite siin selga. Meil on minu roll, sina saad nüüd proovima hakata. Ma asjatan su juures. Aga võtad sulle aitäh ka. Nii äge, kuule, super, et sa tegid oma koes meile tiiru ja rääkisid natukene mahereivastest. Aitäh. Hea meelega. Palju sa oled? Sina oled kallis.